Tere kõigile, Rebane on siin. Tänane lugu sellest, et miks mina olen kindel, et tasuta töötamine on absoluutselt ebavajalik tegevus. Mis ma siin pean silmas? Tead, mitu päeva tagasi ühes käsitöörühmas ma olen näinud üliilusa komplekti, mis olid kindad ja sokid, olid mitmevärvilised ja inimene müüs seda komplekti. No, mingi hind oli peaaegu olenemata. Ja ma ei taha isegi meenutada, kui palju oli, kas 20 euro või 15 või 40. No ühesõnaga väga vähe minu meelest selle komplekti eest. Ja mina sellest väga viisakalt kirjutasin inimeste käest, et ja selle eest ma sain nomituse administraatori poolt, et nagu ma rikkusin reegli, et ei tohi arutada hinda, mis ostja paneb oma nagu kulutuse juures. Väga hea. Mina siis arutan seda oma blogis. Mina arutan siin koos teiega. Mis ma siin pean silmas? Vaatage. Iga töö, absoluutselt iga töö, mis me teeme, hea, et selle eest me saame raha. Juhul, kui teie olete vabatahtlik kuskil, siis on teine asi, et teie isiklik asi, mille pärast teie tahate vabatahtlikult oma aega, oma elu anda kuskile tasuta. Absoluutselt teie valik. Aga juhul, kui me räägime näiteks mingit asjast, mingist esemest, mida me koome, mida me õmbleme, mida me hegeldame, mida meie isegi teeme, ma ei saa, ma ei tea, saavist, seebist, kividest, mis iganes. Miks mina täiesti kindel olen, et tasuta töötada ei saa, sellepärast, et see energia, mida te panete sinna tegemisele, seda aega, mida te panete sinna tegemisele, see peab olema teile tagasi tulla. Juhul, kui te annate oma asja, oma käsitöö tasuta või väikse, väga väikse summa eest, mõeldes, et kes mul seda ostab, seda ei saa müüa kallimalt, seda too. Teie arutate seda küsimuse ja neid vastulaused tulevad ainult sellepärast, et ei ole kindel oma asjades, oma jõudus, oma toodedes, te ei ole kindel. Ja samuti teie piirduvaid arvamusi ei luba teile tegelikult elada normaalselt ja kasvada normaalselt. Mis see tähendab? See tähendab see, et ei ole vaja mõelda nende inimeste eest, kes võivad osta teie asja. Et ei ole vaja ette öelda nendele, et kuule, sul vist raha ei ole, sellepärast ma annan sulle 2 kopika eest. Ei. Hinnate palun oma tööd. Palun ilusti hinnate oma aega ja oma energiat. Miks veel kehva juhul, kui te annate tasuta midagi või väga väikse summa eest? Siin väga kiiresti tuleb selline tööst väsimus ja ebakindlus, sest iga käsitöölane saab aru, kui palju see maksab, kui palju see aega ta paneb, kui palju hinget ta paneb. Võtke täpselt normaalse valemi, kui palju te teete mingi asja, kui palju siis maksab 1 tund, kui palju maksavad neid lõngad või kangad või mis iganes, mida te kasutate. Ja siis pluss postituskulud, see on eraldi. Ja tulebki õige hind ja
tulebki õige hind, mille eest teie olete nõus seda tegema. ja juhul, kui teie annate tasuta seda asja, teil kiiresti tuleb selline seisund sees nagu läbipõlemine. väga tihti keegi midagi alustab tegema ja mõtleb, et no annan kas või 10 euro eest, no las ostavad. Ühest poolest võivad osta, aga teisest poolest väikse hinna eest ostavad sellised inimesed, kes ei hinda sind, kes ei hinda seda, mida sina teed, mille jaoks sa annad tasuta. Video on pikk, aga ma soovitan teile hinnata ennast päriselt, nii teie maksate, teie töö, teie aeg maksab. Ja see kõik tuleb tegelikult sellest, kui palju sa iseenda lugu pead iseennast ja kui palju sa armastad iseenda ja sellestki tuleb sinu hind, sinu toode hind.